Miks on maailmas nii palju ebaõiglust? Mis teeb elu tähenduslikuks? Kuidas toetada oma vaimset tervist? Kuidas leida tõelist lähedust? Ekraani asemel võiks sinu juures praegu olla kogukond, kellega koos neid küsimusi arutada. Need oleks sügavad vestlused elust. Need inimesed mõtleks kaasa ja küsiks. Kuidas sul päriselt läheb? See on kogudus. Kogudus on pere. Kogudus on tiim. Kogudus on vaimulik kodu. Koguduse rajas Jeesus. Tänu temale me teame, milline on Jumal. Jumal hoolib. Jumal on loonud selle maailma ja inimesed. Ta tunneb sind. Ta kutsub sind nimepidi. Ta teab, mida sa oled läbi elanud ja igatseb sinuga isiklikult suhelda. Jeesus õpetas meid palvetama. Meie Isa, kes sa oled taevas. Nii saame suhelda Jumalaga oma igapäeva elu väljakutsetes ja kahtlustes. Koguduses usume, et Jeesus tuli ja elas inimesena Lähis-Idas umbes 2000 aastat tagasi. Ta õpetas ja tegi head. Ta tervendas haigeid, vabastas vaimse tervise vaevadest ja äratas isegi surnuid üles. Aga paljud ta kaasaegsed ei uskunud ega mõistnud Jeesust, vaid kiusasid teda ning hukkasid ta ristil. Jeesus on kannatanud nagu meiegi, mõistmatust, üksildust, valu ja ebaõiglust. Kogudusena usume, et Jeesuse surm ei olnud äpardus. See oli Jumala viis öelda, et ta armastab inimkonda ja oma loodud maailma nii palju, et on valmis isegi oma poja elu nende eest andma. Jeesuse surm ja ülestõusmine vabastavad. Lausa päästavad meid inimlike eksimuste ja süütunde käest. Jumal ise on meid nii armastanud, et ta on meie eest olnud valmis kannatama ja surema. Usume, et Jeesuse ülestõusmise vägi võib meie elu juhtida ja tähenduslikuks muuta. Seda uskudes muutub kristluse iidne lugu isiklikuks ja igapäevaseks suhteks Jumala endaga. Kes need kogudused on, kelle usust oleme rääkinud? 30% inimestest maailmas nimetab end kristlasteks. Üleilmne kristlik kirik on nagu suur suguvõsa, milles on erinevaid perekondi. Enim tuntakse katoliiklasi, õigeusklikke ja luterlasi. Teiste hulgas on ka Eesti suuruselt 3. kristlik liikumine, mis kannab nime Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit. See on vabakirik, kuhu kuulub üle 80 koguduse Eestimaal, meie nende hulgas. Nii nagu kõik teised kristlikud liikumised, usume kolmainu Jumalasse, Jeesuse surma ja ülestõusmise vabastavasse jõusse ning igavesse ellu. Oleme veendunud, et Jeesuse järgi ja usk mõjutab ta eluviisi. Vabakirikuna usume südametunnistuse vabadusse, ehk et otsuse järgida Jeesust peab iga inimene tegema ise. Teised ei saa seda teha sinu eest. Jeesuse järgijatena õpime armastama Jumalat, teisi inimesi ja kogu loodut, sest Jumal on meid enne armastanud. Nii ei ole kristlik elu mingi reeglites näpuga järjeajamine, vaid Jumal ise oma püha vaimu läbi teeb imet meie sees, muutes meid seespoolt väljapoole. Peale selle on meil veel mõned teetähised ja keskkonnad, mis kristlikule elule kaasa aitavad. Näiteks Piibel. See on Jumala sõnum inimkonnale. Selles on elutarkust, konkreetseid juhiseid ja lootust, mis kannab läbi raskete aegade. Kogudus võib koguneda erinevates asupaikades, kodus, kirikus või mujal. Kokku tulles loeme Piiblit ja palvetame. Jagame üksteisega elus toimuvat, muuhulgas väärtustame ka muusikat. Jeesuse surma ja ülestõusmist meenutame leivamurdmisega ehk püha õhtu söömaajaga. Isiklik suhe Jumalaga on võimalus areneda inimesena, suhelda palves ja Piiblit lugedes oma loojaga. Kasvame ka ühiskonnas oma andidega kaasa teenides. Kogudusena usume, et ühel päeval muudab Jumal kõik uueks. Siis saabub õiglane kohus inimkonna üle. Siis lakkavad vaimse ja füüsilise tervise probleemid ja saame täiesti tervendatud oma eluhaavadest. Piibel ütleb, et Jumal pühib ära iga pisara. Need, kes on Jeesust järginud läbi kannatuste ja raskuste, saavad osa tema võidust ja särast. Aga kuni oleme veel teel sinna, võime saada aimu Jumala tegevusest Jumala rahva ehk koguduse keskel. Kogudus on elu muutev keskkond. Kas sa tahad saada osa sellest?